Praeguseks on üks madalrõhulohk Peipsi taha Venemaale taandunud ning selle järel on ilm Eestis vaiksem ja peamiselt sajuta, kuid mitmel pool veel udune. Skandinaavia kohalt jõuab pärastlõunal Läänemerele uus madalrõhulohk, mis kiiresti itta liigub ning õhtul 7-9 ajal värsked lörtsi ja vihmapilved meie saartele toob. Öösel levib lohk ühes tiheda sajuga üle Eesti itta ning homse päeva jooksul jääb sadu harvemaks ja päikegi näitab ennast. Kuna madalrõhkkonna kese möödub homme meist lähedalt, täpsemalt liigub see Põhjalahelt üle Soome keskosa Kirdesse, siis pööris ja lõunaservas puhub Eestis tugevam edelatuul. Õhutemperatuur püsib aga suurema osa ajast plusspoolel ja täpsemalt prognoosist. Öö tuleb pilves selgimistega ning paljudes kohtades lörtsi ja vihmaga. Kohati on udu. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, rannikul 12-14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 ja +3 kraadi vahel. Päeval on selgimisi rohkem, kuid mitmel pool püsib vähese vihma ja lörtsi võimalus. Õhtuks saju tõenäosus väheneb. Puhub edelatuul 4-10, rannikul 12-14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 ja +5 kraadi vahel. Pühapäeva öösel on Eesti kohal kõrgrõhuhari, mis selgema taeva all ja nõrgeneva edelatuule tõttu õhutemperatuuri kergelt miinuspoolele langetab. Samuti suureneb jäiteoht. Päeval liigub uus, kuid väheaktiivne madalrõhulohk Läänemerelt itta Eestist tunduvalt lõuna poolt, mis põhja pöörduva tuule tõttu just lörtsi võimalust eelkõige Lõuna-Eestis suurendab. Päeva maksimumid tõusevad siiski 0 +5 kraadini. Esmaspäeval liigub Läänemerelt üle Läti juba aktiivsem madalrõhkkond. Eestis läheb ilm pilve ning mitmel pool hakkab sadama lund ja lörtsi. Saju tõenäosus on suurim Lõuna-Eestis. Kirdetuul tugevneb 4-10, puhanguti 12-14 meetrini sekundis. Õhutemperatuur langeb öösel 0-4 kraadini. Päeval läheneb merelt kõrgrõhuhari, pilvkate hõreneb ja sadu lakkab. Tuul pöördub põhja ja loodesse ning nõrgeneb 3-9 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on päeval -2 ja +2 kraadi vähel. Kella 11 ajal mõõdeti õhurõhku Tallinnas 754 mm elavhõbedasammast, praegu rõhk veel tõuseb, pärastlõunal hakkab aga langema. Suhtelist õhuniiskust mõõdeti samal ajal 94%.